tegelikult meie ringkarbi selline mõte, kui analoogne mõte oli tegelikult juba enne laual, et me otsisime ise mingit alternatiivi, et saaksimegi korduvkasutamata nõuga siis toitu kaasa külalistele pakkuda. Ja otsisime päris palju, aga meie takerdusime siis selle taha, et ei olnud toitlustuse märgiga neid häid karpe. Ja isegi küsisime pakkumisi, et tuleks nii-öelda meile disainitud karp, aga see kõik läks ikkagi, meil ei olnud seda lihtsalt mõistlik teha. Ja Saaremaa Arenduskeskus siis viis tegelikult puhtjuhuslikult kokku, et tuligi kutse, et osalege sellisel infoüritusel ja sealt me siis sellega leidsime ja äratundmisrõõm oli selles mõttes hästi suur, et kellelgi oli õnnestunud see mõte siis ära teha ja veel suuremalt. Ja meie siis oleme, ütleme, üle poole aasta juba olnud ringkarbi sellises süsteemis ja oleme sellega tohutult rahul, et just päevapakkumiste perioodil on selline kasutamine läinud suuremaks ja kuna ka aeg on olnud nii ja naa siin, et siis samamoodi, et kui ei saa nii pikalt olla avatud, siis ikka toitu ostetakse rohkem kaasa ja seda enam ka ringkarbides. Et meil on üks ettevõte, kellele me pakume siis lõunati päevapakkumisi ja neile esialgu kõik olime biolaguneva karbi peal, aga ikkagi see päris nukker oli vaadata, mis koguses neid karpe sisse tuleb. Et siis me hakkasime ikkagi mõtlema võimalust, et kuidas me saaksime ringkarbiga ka seda poolt siis teha. Ja seal oli päris palju argumente, miks üldse minna ka sellisel juhul ringkarbi peale. Et esiteks, et see toit on apetiitsem, see kaste ei voola sinna nii-öelda karbi sisse, ühte transpordikasti mahub oluliselt rohkem ringkarpe kui tavalisi biolagunevaid karpe, et toit, kes ei jõua kohe õigel ajal sööma, saab selle ringkarbis soojaks teha, et neid argumente oli pluss siis muidugi see looduse hoidmise pool, et neid argumente sai lõpuks nii palju ja ettevõte, kellega me seda koostööd teeme, on ka selline hästi kaasamõtleja ja selline oma kõigi tegemiste pealt innovatiivne, et siis oligi, et käisime mõtte välja ja kohe oli, et kuidas me selle siis ära teostame. Ja nii kui meile suur posu ringkarpe meile majja juurde saabus, sellest hetkest siis lähevad iga tööpäev meil toidud välja ettevõttesse ringkarbis. Nimetame seda Eine taksoks, et iga päev kell 11:40 saadame siis transpordikastides ringkarbis need toidud välja, et nad oleksid kella 12 ettevõttes kohal ja siis taksojuht võtab ka koheselt kaasa need kasutatud ringkarbid samamoodi siis transpordikastis ja need siis juba jätkavad oma teed siis meie majas, et muidugi pestakse ja tehakse ja järgmine kord siis lähevad uuesti need ringkarbid välja. Olid tegelikult laual erinevad võimalused, et milline lahendus oleks kõige parem ja meie otsustasime siis läheneda niipidi, et meie tellime nii-öelda ettevõtte enda kuludega ringkarbid restorani ja restoran siis annab nii-öelda ringkarbid välja, ehk siis ettevõte, kellele me seda teenust pakume, neile lisakulu sellega ei lisandu. Ja miks me siis sellise lahenduse peale läksime, oli see, et meil on majas niikuinii ka teiste külaliste ringkarbid, et nii raske on lõpuks neid nüüd selekteerida, et millised on kelle omad, et seetõttu lisaks on hoiustamisküsimus, et need on kenasti virnas, on hea lihtne, et see aruandluses kõik on oluliselt lihtsam sellise süsteemiga. Ja meie siis ja juhul, kui nüüd peaks olema selline olukord, et mõni ringkarp kaob ära, siis me tegime ikkagi ettevõttega, et töötajaid teavitasime, et sellisel juhul, kui neil see karp nii väga meeldib, nad saavad selle ringkarbi koju endale soetada selle rendihinna eest ja kui peaks juhtuma, et mõni karp kaob ära, siis kuna meie võtsime niikuinii need karbid enda peale, siis teiselt poolt siis ettevõte tasub need karbid meile, kui mõni üksik karp peaks minema kuskile kaugemale rändama. Süsteem on hästi loogiline ja lihtne ja ka tegelikult ettevõtte töötajate poolt, et
et nad väga ütlesid, et nüüd on laua taga nagu ikka sihuke inimlikum süüa, et ei ole selline nii-öelda suur selline karbimajandus seal, et see näeb ikkagi päris hea välja ja toit näeb oluliselt parem välja ja apetiitsem. Et ringkarbi puhul, et üks asi on kindlasti selline looduse säästmise mõte ja kogu selline roheline mõtlemine taga, aga teistpidi on ka ettevõttele see kasulikum projekt. Et kui muidu me andsime sellele ettevõttele siis toidu välja selliselt, et me pakenditasu ei võtnud, siis nüüd hetkel me jätame selle pakenditasu kulu ära ja kui me soetasime need ringkarbid, et siis arvestuse kohaselt kuskil näiteks 6 kuuga tuleb see kulu juba tagasi, et me oleme nullis ja sealt edasi siis on juba üksnes selline nagu boonus. Mina kindlasti enda kogemusest lähtuvalt soovitan ringkarbiga liituda, see on väga loogiline. Lisaks enda enesetunde koha pealt on see ka palju parem tunne võrreldes sellega, kui sa saadad neid kirju, et palun veel tooge, et soovime veel kaste, et kastide viisi tuleb biolagunevat nii-öelda pakendit, mis ei lõpeta seal, kus ta on mõeldud lõpetama. Et ma kindlasti julgustan ja ma ise arvan, et kui me ka kodus oleme rääkinud, et ehk 5 aasta pärast on juba see aeg, kus me ei mäletagi, et selline nii-öelda ühekordne pakend oli kasutusel, et ma loodan, et sinna me jõuame ja mida kiiremini, seda parem, sest et ka ringkarbi enda ju ise nad ütlevad, et ega prügi vähendamist ei muuda mitte midagi muud kui see, et me ei tooda seda lihtsalt juurde, et mida vähem me prügid tekitame, seda parem see maailm on.